Jüri oli suur boheemlane ja oma töös tegelikult väga printsipiaalne. Inimesena ta oli väga tundlik, kujundile tundlik, inimesena tundlik ja karismaatiline. Ta ei armastanud suuri seltskondi, kus ta enamasti oli vait, aga väikses seltskonnas ta armastas rääkida ja temaga ei olnud mitte kunagi igav. Et see on huvitav, et 27 aastat, 8 aastat me võisime ööd läbi rääkida ja ise ka imestasime, et millest meil jälle kell oli 5-6, me olime ööinimesed, et millest meil nii palju rääkida oli. Ta oli suur leiutaja ja väga nutikas. Jürile meeldinud teha üleliigseid liigutusi. Ta liigutused olid kõik läbi mõeldud. Ta mõtles oma peas kõik enne valmis. Nii kujundused, kui ta pidi midagi tegema, ta armastas leiutada kõige ratsionaalsemad, minimaalsed tööjõudu nõudvad ja kõige nutikamad lahendused. Seetõttu muidugi ta aitas mind ju näituste monteerimisel ja ma imetlesin seda lõpuni välja, kuivõrd nutikalt ta töötas, kuivõrd säästlikult ja ma arvan, et säästlikkus on üks märksõna, et ta oli selles mõttes tõesti väga kaasaegne, et nüüd me räägime rohepöördest ja taaskasutusest. Et Jüri oli väga säästlik, tal oli väga vähe asju, mida on näha siiamaani, et meie mööbel oli ju kõik nagu legosüsteem teisaldatav, et telliskivid, plaadid, nii et sa võisid ühe hetkega oli tühjus ja siis sa midagi tekitasid, nii et kui ma temaga tuttavaks sain ja tema ateljees ringi vaatasin, siis ainus asi vist oli mustvalge teler peale suurendusaparaadi ja tõesti olid mõned toolid ka. Ta pahandas, kui ma ostsin tal riideid, ta leidis, et midagi ei ole vaja, ja samas teda peeti elegantseks, et ta suutis nagu väheste asjadega tekitada nagu, et mõni vajab palju, mõni vajab vähe, tema vajas vähe. Tema värvigammasse mahtusid, kui värvideks saab nimetada mustvalge ja hall. Säästlik oli ta ka selles mõttes, et Jüri ei armastanud reisida, ta leidis, et reisimine on mõttetu, et need on metalltuubid täis pakitud inimesi ja kütust. Ta reisis raamatutes. Tal oli väga suur lugemus, ta luges kiiresti, ta oli selles mõttes väga sisuline, et ta noppis üles, mis on põhiline nii raamatutes, mida on kujundaja jaoks vaja, eks ole, et kui sa nagu lähed kujundi peale, et siis sul on vaja seda ühte kujundeid. Ta ammutas ka tegelikult, kõik on taaskasutus töölaua ümbruses, selles mõttes ei tohtinud ma kunagi töölauda puudutada, koristada, sest isegi kui seal oli tolm, sai sellest suurendusaparaadi all midagi. Ma ütleksin veel, eks ole, mis tuli ka töös välja, et ta oli minimalist. Ta tegi väga hästi süüa ja ta oli väga hea inimene. Nüüd enne ma rääkisin sellest säästlikkusest ja taaskasutusest. See tähendab muidugi seda, et sa ei viska nagu midagi ära. Et ma olen elanud nende asjade otsas, need on ainult kogunenud, selles mõttes inimesed on õnnelikumad. Ma ei tea, millal inimesed on õnnelikumad, kas alguses, kui nad unistavad ja siis need asjad nende juurde järk-järgult tulevad või 3-40 aastat hiljem, kui sa istud asjade otsas ja ühel hetkel kõik see tehnoloogiline pagas, mis oli aastate jooksul kujunenud, muutus juba ajaloo väärtuslikuks, et seda mitte mingil juhul ei raatsinud ära visata ja siis mul tekkis geniaalne mõte pakkuda seda disainimuuseumile. See tuli välja, et just samal ajal oli olnud see niidistik siis õhus ja väga hästi olevat välja pakkunud, et teeme seal galeriiruumis niisuguse raamatukujundaja töötoa, niisuguse hilisnõukogude aja ateljee, et kuidas kuna neid Jüri protsessi materjale oli nii palju alles, et nende najal nagu saaks ehitada üles niisuguse protsessuaalse näituse. Ja see oli nagu täpselt kooskõlas sellega, mida ma parasjagu uurima olin hakanud. Mis mind nagu köidab kogu selle teema juures, ehk siis disaini ajalugu, trüki ajalugu, ongi see kollektiivsus. See, et jah, sul oli kujundaja, aga kujundaja ülesanne tihtipeale oli tegelikult
paljuski hallata teisi inimesi ja nende oskusi ja nagu omada kontakte ja noh, manageerida, projekti juhtida mingis mõttes, et see visioon, mis on kujundaja peas, oleks lõpuks siis ka päriselt samasugune reaalsuses. See oli nagu väga suur sotsiaalne väljakutse, sest et neid osapooli, keda manageerida, oli nagu tohutult palju. Iseäranis just selles nõukogude kontekstis. Praegu ja kapitalistlikus maailmas ka sellel nagu 20. sajandi teisel poolel see oli mõnevõrra kergem, sest et seda sükst riiklikku kontrolli, bürokraatiat, tööhierarhiaid ei olnud nagu nii palju. Praegu eriti digivahenditega, igaüks meist on graafiline disainer, igaüks meist teeb mingeid, ma ei tea, Instagrami postitusi, valib fonti, kujundab dokumente 20. sajandil ja ka varem muidugi on ju, ja iseäranis just selles hilisnõukogude kontekstis neid osapooli selleks, et midagi üleüldse avaldada ja oma mingisugustki visiooni üldse kuidagi teoks teha, pilte printida, ei olnud võimalik, kui sa ei võtnud selle jaoks ühendust kirjastajaga, kus sul oli kõigepealt sisuline toimetus ükskõik mis väljundi jaoks, mida sa siis mõtlesid tekitada. Iga asja kirjablankettide jaoks oli, visiitkaartide jaoks oli vaja saada kontakt läbi kirjastuse, kes pidi omakorda saama tsensorilt loa, on ju. Siis sul oli seal kunstiline toimetus, kes nagu projekti juhtis kogu selle kunstilise visiooni teostumist. Seal oli peale seda tootmisosakond, kes siis nagu võttis selle töösse, kes juhendas tehnilise toimetuse, mis oli eraldi nagu toimetus, kes nagu tegi täismaketid kõigist trükistest, mis sa võisid tahta nagu teha, eesmärgiga anda need siis justkui juhendid üle trükikotta ja trükikojas olid eraldi kõik ladujad, on ju, kes pidid kas käsi laduma või realadumismasinaga linotüüp, hiigelsuur instrument, millest ma olen ise väga vaimustuses neil päevil. Et selle realadumismasinaga oli vaja siis laduda kõik need kas või paar rida, on ju, mis sul võis olla tarvis, mis siis pidi omakorda jõudma trükitsehhi. Vahepeal võib-olla oli vaja saata midagi kas kirjastuse või trükikoja reprofotokotta, on ju, kus oli kahe toa suurune kaamera, millega siis oli põhimõtteliselt vaja pildistada üles hästi korralikult väga spetsiifilise tehnika ja oskustega kõik pildid, mida sa võisid tahta nagu välja printida põhimõtteliselt. Et ühesõnaga, need käsitöölised protsessid on nagu hästi tugevalt olnud seotud täpselt selle graafilise disaini ajalooga, igasuguse trükisõna ajalooga. Aga mulle tundub, et tänapäeval nagu tegelevad nende tehnoloogiliste vahenditega tihtipeale nagu unikaalkunstnikud, et sügavtrükki teevad graafikud, mitte graafilise disaini tudengid, on ju. Et seal on tekkinud nagu natuke mingisugune lahknemine viimase paarikümne aasta jooksul, mis võib-olla võiks nüüd tagasi nagu olla mingi üksteise taasavastamine seal. Et meil on nagu võimalus vaadata värske pilguga kõigile nendele asjadele, olles nagu vaba sellest püüdlusest tahta saavutada mingit niisugust täiuslikkust või niisugust nagu, et see visioon oleks täpselt nii, nagu sa soovid, sest et meil on nagu see privileeg, et meil on arvuti, meil on kõik need asjad, mis teevad nagu ülimalt täiuslikult need visioonid nagu viivad täide, on ju. Et meil on võimalus uurida just neid ebaperfektsusi ja neid aspekte, mida on peetud vigadeks ja leida nendes mingit nagu ilu, et ma väga tajun, et see on niisugune põlvkondlik muutus ja fenomen. Minu meelest see näituse kõlapind on nagu väga suur, ta ei ole nagu, teda võib vaadelda, et ta on ainult niisugune graafilise disaini näitus, aga minu meelest ta võiks kõnetada nagu igaühte, kes teab, mis asi on kirjatüüp Times. Jüri materjalid minu juurde kuidagi huvitavalt ringiga tagasi jõudmas või mingil määral juba jõudnud, et
et ma arvan, et see on olnud päris pikk protsess üldse isaga sellisest professionaalsest küljest tutvuda oma täiskasvanu eas, et ma arvan, et see pigem ongi jäänud sinna pärast tema lahkumist aega, kui ma juhuslikult või mitte juhuslikult kohe pärast seda astusin Kunstiakadeemias graafilise disaini erialale. Ja et see oli võib-olla see esimene punkt, kus läbi disainiga töötamise sain ma juba mingit aimu sellest, millega mu isa tegelikult tegeles, kuidas ta asju mõtestas või küsis küsimusi tööalaselt ja võib-olla üldse töömeetodid ka, et need on kuidagi tunnetuslikult tulnud minu juurde ajas, ma arvan. Ja nüüd on hästi huvitav, kuidas läbi selle kollektiivsuse ja tegelikult läbi teiste inimeste, kes on siis meie arhiivi juurde jõudnud, mis on väga tore, on siis mingis mõttes ühe ringi vähemalt peale saanud, et ma läbi teiste inimeste tegelikult olen ka suutnud nüüd teadvustada rohkem ja teada saada selle materjali kohta. Et kindlasti on siin oluline aspekt Maria Muugi sellel organiseeritusel, et ta on aidanud meil seda nagu arhiivi korrastada, et ja üldse nagu välja tuua mingeid olulisi asju, mis on teiste jaoks olulised ja et võib-olla ka see muuseumiga koostöö on praegu olnud huvitav selline jätk sellele materjalil, mis siiamaani on olnud minu jaoks kastide viisi asju, mis on alati need ei ole avatud olnud, et need on olnud vahest avatud, aga et see võib-olla nüüd ongi pool aastat kogu aeg need asjad siin laual olnud siinsamas ateljees. Et see on ilmselt mind väga palju viinud lähemale Jüri loominguga tutvumises. Et iseenesest on huvitav ka, et see töö on toimunud siinsamas ateljeeruumis, kus Jüri kõik need aastakümned töötas. Aastakümned siis alates 85. aastast. Ja nüüd siis selle ruumi ja siis tema järeltulijana on kuidagi, ma olen hoopis teise suhte tekitanud selle keskkonnaga vahepeal, aga et nüüd on siis jõuda tagasi nende originaalmaterjalideni ja originaalse paigani, kus on paljud nendest töödest sündinud, on siis ka uus ja huvitav suhe. Ja selleks, et näha neid asju võib-olla nagu päriselt, on selles protsessis olnud väga oluline see distants, et kui sa oled kogu aeg nende asjade keskel, siis distants ja teised inimesed loovad selle nagu terviklikkuse ja ma arvan ka koostöö Aadamaga, et me oleme nüüd selle disainiprotsessi juures ja tööprotsessi üldse sellest rääkimisest, nende materjalide vaatamise jooksul kuidagi ka ilmselt saanud mingile asjale lähemale, millest me võib-olla ennem ei olnud teadlikud. Ma arvan, et tunnetuslikult on mitmeid asju, mis ma tunnen, mis mind isaga seovad, et läbi juba selle mööbli, mis siin on, mis ei ole tegelikult mööbel, vaid on lihtsalt mingid joonestuslauad ja telliskivid, mis, kuidas isa alati oma stuudios asju laotas, välja pani, et ta lihtsalt kasutas olemasolevaid materjale ja see on nagu edasi liikunud kuidagi minu enda ruumitunnetusse ka, et mul ei olegi vaja nagu mingeid lõplikke lahendusi, vaid ma tahaks pigem kogu aeg nagu ümber teha asju või et muuta ja vastavalt olukorrale teha millekski teiseks.